programmi 4. ehk viimase videoni. Kui meil varasemalt on olnud suhteliselt konkreetsed teemad ja suhteliselt konkreetsed pakid nendele teemadele, siis seekord on teema pisut laiem. Kuidas siis kasutada ja milliseid tooteid kasutada mitmekülgselt ja erinevalt? No nii, kujutame ette, et sa lähed kuskile ja unustad pooled oma meigiasjad maha. Näiteks põsepuna saad väga edukalt asendada mõne laovärviga või isegi huulepulgaga. Kui sa näiteks unustasid maha kulmupliiatsi või mingi kulmuvärvi, siis kui sul on sobivat tooni pruuni lauvärvi, siis sa võid ka kulmud sellega ära värvida. Seekord teie pakis küll ei olnud, kuid kindlasti olete kuulnud selline toode nagu highlighter. Siis highlighteriga saab ka väga edukalt teha näiteks lauvärvi. Vaatame siis, mis meil tänases pakikeses oli. Põsepuna. Pintsel. Hajutuspintsel siis täpsemalt. Täpselt samamoodi nagu saab mitmekülgselt kasutada erinevaid tooteid, saab mitmekülgselt kasutada ka pintsleid. Kindlasti olete näinud neid 25 osalisi pintslite komplekte, kus on hästi palju neid erinevaid, siis tegelikult see ei ole üldse vajalik. Ja. Et ka paarist pintslist täiesti piisab. Ja meie oleme vaadanud, et kui on 5 erinevat pintslit, siis see on väga hästi. Mis siis selle põsepunaga teha saab? Kõige esimene asi on võib-olla see, et saab oma põsed natukene roosamaks teha. Ja õige koha, kuhu seda põsepuna panna, leiad sa nii, kui sa ise endale naeratad, siis siia kõige kõrgema koha peale. Lisaks saab põsepuna väga edukalt kasutada ka laugude värvimiseks. Nagu te näete, Aleksandral on juba tehtud ja näeb väga kaunis välja. Nii et vaatame, kuidas siis täpsemalt seda põsepuna kasutada. Enne kui me saame seda uut põsepuna hakata proovima, siis otsige välja kõik eelnevad tooted, mis te olete üllatuspakkides saanud. Ja teeme siis täna sellise terve meigi. Ja tuletame meelde kõik asjad, mida me oleme siis 6 aja jooksul õppinud ja teeme siis täis meigi. Kindlasti panite tähele, et me lisasime teile ka jumestuskreemi testiriduued ja ka siuksed pisikesed nunnud mini huulepulgakesed. Nii et need aitavad teil teha siis täis meigi. Kõigepealt lähme peseme käed ära. Kui käed on pestud, siis puhastame oma näo mitsellaarveega ära. Peale näopuhastust kreemitame oma näo ära. Kui sul spaatilt juhuslikult täna ei ole, siis sa võid kasutada ka selleks vatitikku. Nüüd, kui nägu on kreemitatud, võime asuda oma jumestuse kallale. Alustame siis peitekreemist. Kui me oleme peitekreemiga oma punased liistrikud ära peitnud, muidugi kui sul need üldse oli, siis me panime jälle kaasa sulle 2 jumestuskreemi testrit, nii et vali sobiv. Mäletate, kui üks toon oli liiga hele, teine oli liiga tume, siis tuli teha segu. Mina olengi segu, nii et ma siia panin ühte, panin teist ja nüüd segan kokku. Enne jumestuskreemi tupsutamist tuli teha meigi käest ka märjaks. Kui me jumestuskreemi oleme ära pannud, siis on aeg puudri jaoks. Täna, kui me puuderdame, siis ärme silmalaugudele puudrit pane. Nüüd on aeg põsepuna jaoks. Nii, võtame selle pakist välja. Kõigepealt kasutame põsepuna selleks, milleks ta on ette nähtud, ehk puuderdame oma põsed ära. Muidu on põsepuna pintsel selline. Täna saite te endale lauvärvi hajutuspintsli, millega saab ka väga hästi põsepuna panna. Võtan siit põsepuna, niimoodi natukene, ja kindlasti koputan seda maha, muidu on seda liiga palju siin peal. Siis põsepuna pannakse niimoodi, et ma vaatan peeglisse, ma naeratan ise endale, siis tekivad siuksed põsed siia ja siia ma panengi seda.
Kui sa põsepuna paned, siis vaata, et sa seda liiga palju ei pane, et sul ei oleks lihtsalt mingid roosad siuksed pallikesed siin, eks ole, et siis kui maitsekalt pange seda palun. Kuigi see on hea pintsel ja teeb väga hästi oma töö ära, siis kui teil on kodus juhuks on näiteks põsepunapintsel, siis muidugi võite seda ka kasutada. Enne, kui me hakkame põsepuna kasutama lauvärvina, me peaksime kõigepealt silmalaugudele panema peitepulka. Nii et ma võtan taaskord selle peitepulga, võtan näpuga siit seda toodet ja siis natukene tupsutan oma silmalaugude peale. Niimoodi jääb see põsepuna paremini siia külge. Peitekreemi siis võib alati panna enne, kui sa lauvärvidega midagi teed. Nii nagu tavalist lauvärvi, võtame seda tooni natuke, koputame maha, sest et muidu seda on liiga palju siin ja lihtsalt paneme laugude peale. See on hajutuspintsel, sellega on väga kerge panna, sa lihtsalt tuled siia oma silma juurde, niimoodi natukene hajutad. Nii, siis võtan natuke juurde, kui on vaja ja siis panen uuesti. Oluline on kindlasti ka see, et sa siit silmakoopast, täpselt siit kohast siis, väga palju enam ülespoole ei läheks, et ärme seda värvi täitsa kulmudeni pane. Kui sa lauvärvi paned, siis kindlasti jälgi ka seda, et sa siit silma välisnurgast sellega väga palju siia nagu alla ei tule, et see ikkagist lõpeks täpselt siit silmakoopa juures ära. Kui sul on ka endal mingeid lauvärve näiteks, siis siia silmameigi juurde sul väga hästi valge. Sa võid panna siia silma sisenurga poole seda valget. Kui sa oma laugusid värvid ja sinu jaoks on raske see, et ühte silma kinni hoida, teist lahti, siis hästi lihtne trikk on selleks. On niimoodi, et sa vaatad peeglisse, sa ajad oma pea natuke niimoodi kuklasse, siis su silmad mõlemad on lahti, näevad väga hästi peeglisse, aga su silmalaud on hästi avatud, ehk on väga hea värvida. Ära unusta kindlasti ka pintslit pesta ja muidugi ka meigikäsnakest, mida sa täna kasutasid. Näitan sulle, kuidas täpselt pesta meigipintsleid. Kõige lihtsam on niimoodi, et sa võtad tüki seepi või tegelikult sobib ka vedelseep ja sa lihtsalt hõõrud seda pintslit sinna seebi sisse ja niimoodi mitu korda, et enam värvi välja ei tuleks ja kindlasti loputa hoolikalt pintsel puhtaks. Pintsleid ei tohi kuivatada niimoodi topsis, vaid tuleb panna kuivama üle laua ääre. Jätkame oma meigiga. Järgmisena võid teha, aga ei pea tegema laineri joont. Nagu te mäletate, siis järgmisena me värvisime ripsmeid. Muidugi, kui sa tahad, siis sa võid ka alumised ripsmed ära värvida, aga mina lihtsalt otsustasin, et mina täna ei taha. Nagu te tähele panite, siis me pakkisime ka teile kaasa sellised väikesed huulepulga testrid, et värvi nüüd huuled ära. Kui sul tundub, et need huulepulga toonid on kuidagi liiga tumedad, siis on väike trikike jälle teile, et esimeses pakis saite kaasa sükse huulepalsami. Nii et enne huulepulgaga värvimist, siis niisutame huuled ära, siis jääb huulepulga toon palju heledam. Kui te huuli värvite, siis kindlasti jälgige, et huulepulgaga üle huulte ei läheks. Et jääme ikka siia huulte piiridesse. Kui teil on huuled värvitud, siis te peate kindlasti päeva jooksul jälgima kogu aeg seda, et see oleks ilus ja värske ning et huulepulka hammastele ei jääks. Mulle näiteks tundub, et minu meik jäi praegu väga ergas, ehk minu huulepulk on liiga roosa. Siis järjekordne trikk on see, et sa võtad salvrätiku ja siis lihtsalt nii-öelda hammustad seda. Ja nii ta natuke niimoodi matistab seda. Ja nüüd võid teha näiteks huulepalsamiga uuesti üle.
Kui sa tegid täpselt nii, nagu mina tegin, siis see huulepalsam on natukene roosa, nii et kindlasti seda tuleks ka jällegi salvrätikuga puhastada. Esimene asi, mida sa tänasest videost võiksid õppida, on see, et meigitooteid ja meigivahendeid saab väga mitmekülgselt kasutada. Meikimine on kunst, mitte täppisteadus, seega katsetage julgelt. Teine asi, mis sa võiksid tänasest videost meelde jätta, on see, et pintsleid tuleb iga kord pesta peale kasutamist. Kindlasti kasuta pesemiseks seepi. Kolmandaks asjaks, mis sa võiksid täna omale kõrva taha panna, on see, et enne kui sa lauvärviga teed, pane kindlasti peitepulk alla, sellepärast et puhtale nahale see lauvärv väga hästi külge jääda ei taha. No nii, ja selline oligi meie 4. video. Ja sellega kahjuks sai läbi ka meie jõuluprogramm. Just, kuid teil on nüüd väga palju tooteid. Nii et ma loodan, et need tooted leiavad ka edaspidi kasutust. Kindlasti jälgige seda topsiku märki nüüd, et te ikka õigel ajal need tooted ära viskaksite. Just, kindlasti kutsume teid kõik jälgima nii meie Facebooki lehte, Instagrami kui ka TikToki. Igal pool on meie kasutajanimi siis @meigividu. Just, ja kindlasti vaadake, meil on tulemas uusi põnevaid programme, nii et kellel on huvi, siis kirjutage meile. Aga soovime siis teile rahulikke pühi, ilusat vana aasta lõppu ja võib-olla tulevikus veel näeme. Ja uute kohtumisteni. Tšau! Tšau!